Jaa, tere tulemast siis naiste salajase rõõmu eliksiiri ähm, laivi. Ja kõigepealt selle tähistamiseks ma siis tõstan kohe oma värvilise tassi. Minu kallis kaasa tegi mulle sellise ülimalt tervisliku kohvilaadse joogi, mis koosneb erinevatest seentest, alates siin Lion's Mane ja reishi ja muud tegelased. Et ma võtangi kohe sellist ühte rõõmueliksiiri, joon siin koos teiega. Üks sekund, ma proovin ennast panna siin ka pinnida ära. Niimoodi pinni. Okei. See on siis, kui see salvestab, et siis jään mina sinna peale. Aga tere tulemast tänasesse neljapäeva õhtusse. Kui ma nüüd ei eksi, siis meil on vist täna kaduneljapäev või siis ma mõtlesin, kui ma seda nägin, siis ma mõtlesin, no me küll ei hakka nüüd rõõmust niimoodi rääkima, et nagu kaduneljapäeva võtmes, et kadugu siis kõik ülejäänud muu, mis peab kaduma, kadugu kõik elurõõmu ja niisama rõõmu vastased asjaolud. Aga siis mul on nii suur rõõm tervitada siin Heilikit, et tere tulemast. Ja ma läheksin siit teele siit oma selle natukene intrigeeriva pealkirja pealt, eks ole, et salajane rõõmueliksiir, eks me saame seda siis lõpupoole siin teada. Hakkame seda siis endale siin vaikselt kokku segama, seda rõõmueliksiiri. Ja ma kõigepealt küsiks ja ma tõesti olen tänulik, Heilike, kui sa tuled muga siia vestlusesse, sest see on nii toitev. Ja sa saad seda ka teada tänase õhtu jooksul. Miks? Et kui ma küsin su käest nüüd sellise küsimuse ja sina, kes seda vaatad hiljem, eks ju, mis oleks see üks asi, mis sul kohe pähe tuleb, üldse ära hakka oma aju seal vaevama, mis oleks see üks asi, mis tooks sinu ellu täna rohkem kergust? Mõned sekundid ja esimene asi, mis pähe tuleb, et pane endale kirja, kui sa ei saa mulle vastata. Aga kui sa saad mulle vastata ja oled nõus jagama, siis võid oma mikrofoni avada, Heilik, ja ma kohe kuulan. Mis oleks üks asi, mis tooks su ellu täna rohkem kergust? Nüüd kohe, see üks asi. Lihtne. Tegelikult mu elu on praegu väga lihtne ja kerge. Sellepärast mulle ka ei tule sellist. Hea toit on alati. Hea toit. Aga see on ju mega oluline. Aga kuidas sa sööd? Kas sa valmistad endale iga päev ise toitu või sa käid kusagil söömas või? No nii üht kui teist, aga kuna siin Emiraatides on tehtud elu ülimalt mugavaks, siis on valik hästi suur, mida tellida, aga mulle meeldib tegelikult ise ka teha. Okay. Ma tean täpselt, mida ma sinna sisse panen ja siis ma panen kõik head asjad sinna sisse. Jaa, absoluutselt. Nii et sinu elus ei ole praegu mitte midagi, mida juurde panna või? Täitsa lahe. Täitsa hästi. Täitsa hästi. Aga mis ma veel mõtlen, ma tahaksin ikkagi sealt midagi sellist saada. Kas siis, kui ma asendaks selle sõnaga, et mis oleks see üks asi, mis tooks sinu ellu täna rohkem, võib-olla mitte kergust, aga tooks rohkem näiteks eneseteostust? See on küll hea küsimus. Et eneseteostuse koha pealt oleks küll väga tore, kui tuleks mingi selgus, mis avaks mulle natukene, et mis see minu järgmine samm oleks. Et ma olen praegu sellisel ootavas nii-öelda olukorras, et täpselt ei tea, mida järgmisena teha ja siis ma tegelengi lihtsalt nende asjadega, mis rõõmustavad mind, kuni siis see uus asi tuleb. Väga äge, sest et siis sa oled täiesti õiges kohas.
kui sa oled nagu ristteel, eks ole, ja tuleks nagu midagi otsustama hakata, siis on üks väga hea kriteerium ongi see, et otsustada selle rõõmu pealt. Mis pakub rohkem rõõmu, selle ma valingi. No vahel on nii, et neid kihte on natukene rohkem, enamasti ongi kihte natukene rohkem, eks ole. Aga jaa, ma korraks vaatan siia. Okei. Et kas keegi on midagi kirjutanud. Heiliki oligi kirjutanud mulle. Nii tore, aitäh, Heiliki. Aitäh sulle, Heiliki, selle vastuse eest. Igal juhul mina võin öelda enda kohta seda, et minu elus on küll väga palju asju, mida ma tahaks, et nad, no kuidas nii-öelda saaks kergust oma ellu rohkem tellida. Aga kuna täna ei ole jutt ainult minu ümber, siis võib-olla ma seda siis avaldan ka siin õhtu jooksul. Igal juhul ma tahtsin rõhutada natuke seda, et kui me räägime rõõmust, eks ju, siis rõõm ei ole tegelikult ainult lihtsalt meeleolu, eks ju. Rõõm on teatud mõttes seisund, väga paljud arvavad ja minu meelest me ka siin Vivian ennem rääkis sellest, kuidas rõõm on tegelikult valik, ellusuhtumise küsimus. Aga lisaks kõigele on rõõm ka selline biokeemiline eliksiir, ma tahaks öelda koguni. Ta on selline võlueliksiir, mis mõjutab siis tegelikult meie kogu keha, meie hormoone ja meie enesetunnet. Ja paradoksaalsel moel käib see asi nagu mõlemat pidi, et see on natukene nagu, ma ei taha öelda surnud ring, surnud tundub siin nagu masendav, eks ole, aga see on üks ring, et samal ajal, kui siis rõõm, eks ole, mõjutab keha, hormoone, enesetunnet, siis samamoodi toimub see ka vastupidi. Et meie hormoonid jällegi mõjutavad ka seda sama rõõmu. Ja või siis seda enesetunnet ja võimekust nagu elurõõmu kogeda ja tajuda. Ja siin ma tahtsin jagada alguses selliseks soojenduseks võib-olla seda, et mis minu praeguse hetke sellised elurõõmu allikad on, et ma just hiljuti tundsin ära selle, kuivõrd oluline just nagu praeguses eluetapis on minu jaoks eneseteostuse küsimus. Rõõm sellest, et see, mida ma teen ja see, mida ma jagan, on oluline ja läheb inimestele korda. See on praeguses sellises küpse naise etapis minule vaata, et üks olulisemaid. See on puhtalt minu nagu elujõu allikas, see on minu elurõõmu allikas. Siis teeb mulle hästi palju rõõmu näiteks õppimine ja uurimine, sest ma olen selline paadunud iseõppija. Mulle meeldib sukelduda nendesse asjadesse, mis mind parasjagu huvitavad ja siis sealt noppida välja kõik see vahel ka seda siis jagada, mida ma parasjagu õpin. Et praegu ma olen sukeldunud sellisesse naiste ülemineku ja selle teemaga kaasnevasse, et ma olen nagu ma just eile ühele oma kaugemal elavale sõbrannale ütlesin, kes oli märganud mind sotsiaalmeedias, siis ma ütlesin, et et ma olen täiesti vaimustunud menopausist ja siis ta jäi vait. Aga see pakub mulle rõõmu, see teada saamine, mis on selle ülemineku silla teisel pool ja see on väga vägev. Siis pakub mulle hästi palju rõõmu lähedus, et lähedus, inimlik lähedus ja ka selline partnerluslähedus ja oma perega lähedus. Ja tohutu rõõmuallikas on mul jagamine sõpradega või sõbrannadega, et ma tunnen nagu, et mul ei ole nagu just nagu eriti nagu väga palju selliseid sõbrannasid, kellega ma võin rääkida tunde ja absoluutselt usalduslikult, aga need, kes on, siis need on minu jaoks tohutud rõõmuallikad. Ja mulle meeldibki just see, et jagada rõõmu ja jagada elurõõmu nendega, aga ka muid asju. Ja siis ei saa ma mainimata jätta seda, et tohutuks rõõmuallikaks on minule meie viikinghaldjate tiim, sest see, mida meie teeme koos neljakesi
me sisuliselt kohtume igal nädalal, juba see kohtumine on minu jaoks üks suur rõõmuallikas, sest tegelikult toodab siis minu kehasse midagi, millest ma kohe edasi siin räägin, aga see on praegu veel saladuses. Ja nüüd ma natukene puudutan seda, mis on siis see elurõõmu nii-öelda, ma tahaks öelda, vastujõud, mis elurõõmu ära kurnab. Lihtsalt üks nendest, me võime kõik hakata rääkima nendest erinevatest välistest asjaoludest, aga üks väga selline jõuline tegelane on selline, võiks seda kutsuda ellujäämisrežiim või see selline pideva kroonilise stressi all elamine, kus sul on kehas nagu tunne, et tuleb kogu aeg nagu päeva päästa, eks ole. Et millega kaasneb siis selline pidev ärevus ja kohustuste ülekoormus ja loomulikult kõige esimesena siis ikkagi see teiste vajaduste eelistamine, iseenda nagu tahaplaanile jätmine. Lihtsalt kui kedagi huvitab, siis statistiliselt keskmiselt siis 70% keskealistest naistest elab sellises ellujäämisrežiimis, mis siis mõjutab otseselt nende hormonaalset tasakaalu ja siis väsitab nende siis seda neerupealiseid, eks ole. Neerupealised on need, kes stressihormoone toodavad, eks ju. Ja siis sisuliselt kuivatab niimoodi järjepidevalt nende eluenergiat. Ja siis selle tagajärjeks on siis sellises ellujäämisrežiimis elades on see, et see stressihormoon, üks stressihormoonidest, kortisol, tõuseb ja püsib püsivalt kõrgel, kusjuures lihtsalt informatsiooniks nii palju, et väga suur osa inimesi absoluutselt ei ole teadlikud sellest, kui kõrge on nende stressihormooni tase püsivalt veres. Ja siis on teatud hormoonid, ja nüüd tulebki see üks eliksiir, keda ma kutsun eliksiiriks THEA, eks ju, mis on dehüdroepiandrosteroon. Rohkem ma seda enam nii pikalt ei ütle, aga tema lühikene nimi on THEA. Et langevad nii THEA, östrogeen kui progesteroon, mis on rahuhormoon ja testosteroon, eks ju. Et THEA on tegelikult östrogeeni, mis on siis naissuguhormoon, eks ole, ja testosterooni nii-öelda eelühend, eks ju. Ja siis seda THEA-d toodavad meie neerupealised. Nii, ja miks ma seda rõhutan? Et siin seda seost luua, et kui kortisool, mida toodavad samuti neerupealised, stressihormoon, eks ole, et kui neerupealised on ära kurnatud, eks ole, siis lõpuks juhtub see, et seda nii-öelda head eelühendit, mis hoiaks neid muid meie jaoks nagu vitaalsust, elujõudu, elurõõmu ja kogu sellist eluägedust sümboliseerivaid hormoone üleval, siis seda THEA-d, kes seda toodaks, ei ole. Sest naised, kui nad lähevad keskikka, eks ole, ülemineku ikka, siis neil alguses järk-järgult langeb, aga östrogeen läheb alla ja siis umbes 25% östrogeenist peaks tulema siis sellest neerupealistest, eks ole. Aga kui see kortisool on seal kogu aeg platsis, siis tegelikult neerupealised on kurnatud ja nad ei suuda seda nii-öelda back-up või seda taustatööd enam ära teha. Aga jaa, et ma puudutasin siis seda, et see THEA on hormoon, mida toodetakse siis neerupealistes, eks ole. Neerupealised on siis, eks ju, sellised nagu sellised kolmnurksed mütsikesed, nad on pöidla otsa suurused ja nad asuvad seal neerude peal. Nad on siuksed, vaat nagu tammetõrul on oma see koorik seal peal, vaat natukene sellised istuvad seal neerude peal. Ja siis THEA-st siis sünteesitakse siis östrogeeni ja testosterooni. Ja naise jaoks ja inimeste jaoks üldse THEA on tegelikult elujõuallikas, eks ju. Ja siis öeldakse seda, et ta langeb vanusega. No ma ei tea, kas see on ainult vanusega, see sõltub elustiilist väga palju, aga kindlasti ta langeb siis seonduvalt siis üleminekueaga naistes. Ja ta langeb kindlasti seonduvalt kroonilise stressiga, nagu ma ennem rääkisin. Ja mis siis juhtub, kui see THEA langeb? On see, et kuna
meie räägime siin naistest, naised kogevad siis madalat elujõudu, madalat libiidot või seksuaalset iha, langeb ka immuunsus ja langeb rõõmutunne. Nii et see salajane eliksiir tuligi siin juba esimese 18 minuti jooksul välja, et see salajane eliksiir on tea, mida teeb meie enda keha. Kas pole võimas mõelda selle peale, et see selline labor, mis rõõmu toodab, on tegelikult meie enda sees täiesti olemas. Jah, ja sellesama tea tasakaal on siis sisuliselt meie kehas rõõmu aluseks. Aga see tea olemasolu, nagu ma ennem ka siis ütlesin, aitab siis just üleminekueas ja siis keskeas ja hiljem ka, eks ju, siis toota neid naissuguhormooni östrogeeni, mis ongi siis nagu selline naiselikkuse ja voolavuse hormoon, eks ole, mis aitab siis kehal säilitada kollageeni, luutihedust ja ka meeleolusid hoida üleval. Ja selle langus toob siis endaga kaasa igasuguseid erinevaid huvitavaid väljakutseid. Ma räägin siin ärevustest, kuumahoogudest ja ka siis sellisest üleüldisest kuivamisest, mis kehaga kaasa tuleb. Ja teine tähtis siis hormoon, mis on naistel samamoodi, küll 10 korda vähem kui meestel, on testosteroon, mis on siis energia ja enesekindluse ja seksuaalsuse hormoon naistes. Et kui mõelda selle peale, kuidas keskeas naistes tegelikult üsna sageli energia ja enesekindluse tasemed langevad, siis sellega on seotud need mõlemad hormoonid tegelikult. Ja loomulikult siis nende hormoonide tasakaal on selline ka jälle üks rõõmu alus meie kehas. Nii, aga siis Heiliki, ma küsin su käest vahepeal, kuidas tundub? Äärmiselt huvitav. Kui vana sina praegu oled? 40, varsti saan 41. Kui noor. Nii tore. Nii tore, sa oled 40. Oh my god. Okei. Sinu jaoks see kõik on selline nii-öelda eelinfo, sest öeldakse seda, et selline üleminekuiga algab naistel 40+. On selliseid ülivarajasi ka naisi juba, kes on isegi menopausis naisi, kes on 38 näiteks, eks ole. Aga lihtsalt etteruttavalt võin sulle öelda, kui mina olin 46, siis 46 või 47, siis külastas mind esimest korda mõte, kui ma oleksin neid asju varem teadnud. Ja kindlasti on hästi hea just neid asju ikka varem juba teada, siis tead, kuidas elu elada teistmoodi võib-olla ka. Ja elu elamist ära edasi lükka. See on kindel. Ja siis selliseid ägedaid eneseteostuslikke plaane ära ka edasi lükka. Aga mida jää kogu aeg toitma, sellest me räägime siin edasi ka pärast, eks ole, naudingulisust elus, rõõmu elus ja und. 40 ja edasi tuleb hakata vaatama oma und, sest see on ka teaallikas, eks ju. Niimoodist. Vaatame, mida me siin veel huvitavat võiksime rääkida täna. Sellest me juba rääkisime, eks ole, millised on need funktsioonid. Ma ei hakka menopausist väga palju pikemalt rääkima. Lihtsalt hästi oluline on teada seda, et naise elujõulisus sõltub tema võimest tunda rõõmu. Ja me ei tohiks vaadata sellele rõõmule siin kui luksusele, vaid kui bioloogilisele vajadusele. Ja ma kordan seda veel kord, et naise elujõulisus sõltub tema võimest tunda rõõmu. See pole luksus, see on bioloogiline vajadus. Selle moto järgi elades ma arvan, et läheb elu ka siis kergemaks, kui ei ole vaja kergemaks väga palju muuta. Ja, aga ma tahan sind kutsuda praegu,
kui sa tead kõike seda, kui oluline on selle rõõmueliksiiri, selle dehüdroepiandrosterooni tähtsus sinu kehas, siis ma kutsun sind korraks lükkama selga pisut sirgemaks. Ja kui sa tahad, sa võid silmad kinni panna, ei pea. Käed võivad olla lihtsalt süles või kuidagi niimoodi, et sa tunned ennast mugavalt. Ja jalad allalt proovi panna mõlemad maha. Ja ma juhendan sind läbi siis sellise hormoontasakaalu loova hingamispraktika, mis aitab ka tegelikult kehal lülituda siis ümber sellest ellujäämisrežiimilt siis sellisele puhkerežiimile, selline ametlik nimetus sellele on see, et me lülitume siis parasümpaatilisele närvisüsteemile või aktiveerime parasümpaatilise närvisüsteemi, kus on see lõdvestus, eks ole, me ei tegutse. Ja nüüd proovi hakata hingama niimoodi, nina kaudu hingame kogu aeg, et hingad sisse 4 sekundit, siis ma räägin selle ära, siis hakkame koos tegema, panen endale siia kella ka, et me teeme seda teatud aja. Et hingad sisse 4 sekundit, siis hoiad hinge sees, aga ei tõmba kõhtu krampi, midagi ei tõmba krampi, lased kõhu isegi lõdvaks, hoiad sees hinge 7 sekundit ja siis hingad aeglaselt 8 sekundit välja. Ja ma hakkan hingama sinuga koos. Ja nüüd hinga sisse 2, 3, 4, hoia 2, 3, 4, 5, 6, 7, hinga välja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sisse 2, 3, 4, hoia 2, 3, 4, 5, 6, 7, välja 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sisse 1, 2, 3, 4, hoia 2, 3, 4, 5, 6, 7, välja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sisse 2, 3, 4, hoia 2, 3, 4, 5, 6, 7, välja 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sisse 2, 3, 4, hoia 2, 3, 4, 5, 6, 7, välja 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sisse 2, 3, 4, hoia 2, 3, 4, 5, 6, 7, välja 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sisse 2, 3, 4, hoia 2, 3, 4, 5, 6,
7 välja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sisse, 2, 3, 4, hoia, 2, 3, 4, 5, 6, 7 välja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sisse, 2, 3, 4, hoia, 2, 3, 4, 5, 6, 7 välja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sisse, 2, 3, 4, hoia, 2, 3, 4, 5, 6, 7 välja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sisse, 2, 3, 4, hoia, 2, 3, 4, 5, 6, 7 välja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sisse, 2, 3, 4, hoia, 2, 3, 4, 5, 6, 7 välja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja nüüd hinga pehmelt sisse. hoia pehmelt hinge sees, lükka selga sirgemaks ja proovi pingestada oma vaagna põhjalihaseid. hoia korraks. hinga välja. ja nüüd hoia hinge väljas. jälle pingesta vaagna põhjalihaseid. ja hinga pehmelt sisse. ja välja. ja jää mõneks sekundiks iseennast tunnetama. nüüd märka. märka oma seisundit. märka, kus su kehas on kõige rohkem energiat, kuhu liikus sinu kehas energia. märka oma seisundit. ja hinga sügavalt sisse ja välja. ja siis õrnalt ava silmad. tule tagasi sellesse jagatud ruumi. kas sa oled nõus, Heiliki, jagama oma kogemust või mingeid assotsiatsioone või mis iganes sul tuli? mul oli väga raske hingata nii aeglaselt sisse. Need see oli 4. minu ja mul ei olnud mingit probleemi hingata 8 välja, aga 4 sisse oli raske. et see oli huvitav minu jaoks, aga hästi palju energiat tuli peopesadesse ja rindkeresse. ja kohe tõesti hästi oli südamenergia. ja väga tugevalt. kas sa tead, see on väga huvitav, kui sa ütled seda, et sul oli raske sisse hingata. ma ei taha olla nagu selline
Kas sa tahad, ma ütlen sulle, millega see võib Jaa, olla muidugi. seotud? Jaa, Ja läheb vaata lindistamisele. vahet ei ole. jah, et öeldakse ja ma ei pretendeeri siin mingile tõele, aga sina võid tunnetada, kas see on sinu tõega seotud või mitte. Et kui on raske sisse hingata, et siis on raske vastu võtta. Jaa, võib-olla küll. Ja, Vahest selliseid olukordi, jah. aga see võib ka niimoodi näiteks olla, kui sa seda homme teed, see on see 4, 7, 8 hingamine on ju, siis see võib muutuda. Ma proovin homme uuesti. Lihtsalt põnevuse pärast vaata. Aga kui üldiselt on nii, et on raskem sisse hingata, siis see tähendab seda, et see on raskem elu vastu võtta, raskem üldse asju vastu võtta, kui keegi, no näiteks ka midagi kingib või. Et see tundub nagu, oih, et seda on minu jaoks liiga palju või no, et ära nüüd hakka. Enam ei ole, aga on olnud jah aegu, Ja, kui see oli raske. no võib-olla keha mäletab, ah? Jah. Äkki ta kusagil mäletab midagi. Jaa, aga mina olen selline, minul on selline religioon, et mina usun pranayamasse, mina usun hingamisse, sest kui tahta üldse elus midagi väga kiiresti muuta, siis regulaarselt mingisuguseid teatud, noh, võib ka kindla eesmärgiga pranayamasid tehes, eks ole, pranayamad on hingamisharjutused, siis on võimalik muutust luua väga kiiresti, väga-väga kiiresti. Ja ma hiljuti olen just jaganud ühte hingamispraktikat, mis on, noh, minule teadaolevalt see pärineb Ajurvedast, eks ole, mingitest Veda tekstidest sisuliselt, siis see võib olla sealt, ütleme niimoodi, et kuldajastu piiri pealt, et see on nagu väga-väga vanasti inimesed teadsid seda juba. Et on selline asi nagu see vahelduv ninasõõrme hingamine, mida siis muuseas ka tänapäeval on uurinud moodne teadus, mis tasakaalustab ajupoolkerasid, aga on siis selle tänapäeval väga moodsa haiguse Alzheimeri nii tervendaja kui ennetaja. Et sihuke asi on olemas nagu Nadi Sodhana, et kui kedagi see huvitab, siis võib proovida. Selle kohta on ilmselt miljon erinevat versiooni internetis, aga see on põhimõtteliselt jah, selline süsteemne hingamine kordamööda sulgedes ninasõõrmed ja see on nagu väga võimas. Ning nüüd natukene räägime veel rõõmust. Kas sinul on ka selline tunne, et rõõm on rohkem sisemine otsus kui välistest asjaoludest sõltuv tunne? Et mina tunnen, et ta on seotud väga palju meie hormonaalsüsteemiga, eks ole, ja selle kehakeemiaga, aga ka selle sisemise otsusega pidevalt valida rõõmu, valida, keskenduda sellele. Ja siis saamegi öelda, et tegelikult rõõm ei ole tunne ja emotsioon ainult, vaid et ta on biokeemiline seisund, mis tõstab siis, nüüd tulevad järgmised hormoonid, dopamiini, oksüdotsiini, serotoniini ja siis jälle sedasama head, et sealt tuleb kokku siis juba selline ägedam eliksiir. Aga hea on siin kindlasti võtmetähendusega. Ja ma tahaks rõõmu kohta veel seda öelda, et rõõm ei tähenda ainult seda, et on nagu hea või tore olla, vaid naise jaoks on rõõm tegelikult tervist toov ja keha noorendav jõud. Ja samal ajal rõõm on siis selline rakkude elujõu keel. Ja igal juhul minu jaoks praeguses eluetapis ja ma arvan, et ka väga paljude naiste jaoks on eneseteostus üks võtmetähtsusega elurõõmu allikas. Ja puht juhuslikult on eneseteostus ka sellesama
TEA-hormooni loomulik käivitaja, mis tähendab seda, et kui naine elab kooskõlas oma sisemise tõe ja kutsumusega, siis tema keha toodabki rohkem seda TEA-d, seda ägedat eliksiiri, seda head ägedat rõõmu eliksiiri ja ka testosterooni. Ja samamoodi on siis selle naise jaoks ja mitte ainult naise jaoks, aga me räägime naistest siin, eks ole, loovus ja siis elule ja olemisele tähenduse andmine ja ka selline autonoomia on samamoodi rõõmu ja harmoonia allikad. Ja mina tunnen, kuidas jällegi mind sellises praeguses eluetapis need väga kõnetavad. Ja nüüd võib-olla siis mõned sellised näited, mis siis sellist eneseteostuslikku TEA-d aitavad käivitada, on näiteks selline loovkirjutamine. Loovkirjutamine on selline kahe otsaga huvitav asi. See ei tähenda, et sa kirjutad valmis raamatu, aga see on näiteks see, et saad laadida maha oma sellist emotsionaalset pagasit. Hästi hea on seda teha siis, kui on mingisugused keerulisemad eluperioodid ja üleminekueas naistele ma soovitan seda väga, et oma sellist emotsionaalset seljakotti maha panna. Paber kannatab kõike. Et laadida see maha, lihtsalt kirjutades, laadida need emotsioonid, mis on kehasse kinni jäänud, need raskused või need pingeid tekitavad emotsionaalsed olukorrad, panna need lihtsalt kirja enne und, et seda mitte võtta siis sinna alateadvusesse kaasa, et saaks puhata paremini. Aga ka TEA loomulik käivitaja on näiteks lihtsalt tantsimine või ka looduses viibimine. Või siis tõesti midagi sellist eneseteostuslikku tegemine, nagu näiteks, ma ei tea, mingisuguse projekti alustamine või mingi koostöö alustamine või midagi sellist või kas või oma ettevõtte tegemine või midagi sellist. Ja täna ma mõtlesingi, et ma jagan sulle siis sellised võib-olla 5 sellist TEA kasvatamise ja sellisest oma igapäevase rõõmu äratamise võib-olla sellist teejuhti või juhendit, et sa võid ise tunnetada, mis sind kõnetab. Aga selline võib-olla üks selline pisikene nõuanne oleks proovida oma keha iga päev korra, kas või mõned minutid kuulata. Et tunda ära see, et kas ma kuulan oma vajadusi ja tunda ära see, et kuidas ma ennast tunnen. See on väga-väga oluline, sest me oleme naistena nii palju harjunud tegema seda nii perekondlikus kontekstis kui lihtsalt seltskonnas, aga ka töö kontekstis. Naised ikkagi kipuvad olema rohkem sellised nagu teiste vajadustest lähtuvad ja kaotavad siis nagu ennast sinna natukene vahest ära. Siis rõõmu selline ärataja on kindlasti liikumine. Aga see ei pea olema midagi sellist, ma lähen nüüd trenni, muidugi loomulikult igasugune treening, mis sind inspireerib, automaatselt kasvatab ka TEA-d ja rõõmu. Aga siis lihtsalt tantsimine, jalutuskäigud või mingisugused vabastavad liikumised, näiteks kui sul on kogu aeg selline paigal istumise töö, siis ma soovitan teha selliseid, ma kutsun neid nagu harjutuste snäkkideks. Noh, näiteks tõusedki umbes tunni aja tagant või niimoodi püsti ja siis teed neid selliseid hüpetega, neid hampelmanne või midagi sellist, või siis teed hüpetega kükke või siis selliseid hoogsate käte liikumisega kükke või mis iganes, aga midagi, mis paneb selle TEA jälle liikuma, sest uskuge mind, naised ei ole disainitud tooli peal istuma, ma ise olen sunnitud seda reeglit üsna tihti rikkuma, aga ma tunnen, et see ei ole tegelikult naise kehale. Siis üks rõõmu äratamise nipp on see, et ühendu iga päev kellegi südamliku inimesega. Et kas helista või võib-olla ta on sul sealsamas, võib-olla see südamlik inimene elab sinuga koos, siis kallista, eks ole.
ja proovi leida neid võimalusi naerda koos. Ma lihtsalt toon ühe näite koos naermisest. Meil oli eile, ma olen sellises toredas, kas meid on 12 või 15 liikmelises šamaanitrummiorkestris, kes puhtjuhuslikult naiste heaolu festivalil taaskord jälle üles astub. Ja siis me olime sellises koosloomise protsessis, kus me lõime uusi nagu värsse või uut loitsu üheks oma esinemiseks. Ja ma ei tea, kus kohast see tuli, aga me saime nii palju naerda sellises ühisloomises, see ei olnud nagu mitte midagi tõsist. Ma tundsin, kuidas kogu minu keha naeris, isegi mu naermise hääl muutus selliseks nagu sügavamaks. Ja pärast seda oli lihtsalt nagu nii hea olla. Et naeru tasub jahtida, komöödiaid, mis on nagu päris head komöödiad, eks ole, mis sinule meeldivad, neid tasub jahtida. Siis 4. selline väikene nipp võiks olla see, et tee midagi, mis on nagu eesmärgita tegevus. Stiilis samas loominguline, võib-olla joonistamine, kirjutamine, laulmine. Et see ei ole nagu kas või lihtsalt ümisemine. Aga et sul ei ole sellega mingisugust eesmärki, mitte et ma istun maha, ma hakkan nüüd siin loitsima ja ma ei tea, ennast tervendama, et sa lihtsalt niisama laulad natukene või lihtsalt joonistad midagi või niisugune eesmärgitu tegevus, et sellel ei ole, see ei pea kuhugi sind viima, sa võid seda teha vabalt natukene järgmine päev ja jätkata midagi sellist. Aga et see on väike, lood selle väikese asja. Muidugi tore on, kui see saab ka valmis, sest siis sa saad sinna ka veel dopamiini otsa. Ja siis 5. hästi oluline, mida ma juba enne ka mainisin, oli see, et hoolitse oma ööune ja närvisüsteemi eest. Sest igasugustele hormonaalsetele muutustele on naise keha väga avatud ja näiteks seesama stressihormooni kohalolu või siis näiteks seesama ellujäämisrežiimil toimetamine, eks ole, mis ongi sisuliselt seotud selle kõrgendatud stressitasemega, on tegelikult naise jaoks laastav. Aga siin on jällegi see küsimus, et kas ma lasen seda sündida. On muidugi asjaolusid, eks ole, mida me ei saa kohe muuta. Eks ju, et on mingeid väliseid asjaolusid, mida me võib-olla ei saa muuta. Aga suures plaanis on üks asi, mida me saame alati muuta ja see on suhtumine. Ja isegi siis, kui sinu elus on mingisugused suured stressorid sees, sest et kortisool läheb üles ka sellest, kui näiteks kortisool tõuseb sellest, kui pidevalt istuda, sest see on keha tasandi stress. Me ei suuda seda jälgida, aga kui meil oleksid monitorid küljes, siis me saaksime teada, kuidas meie kortisool tõuseb sellest, kui me ei liigu. Aga sellise stressihaldusele tähelepanu pööramine muutub naistele vanuses 40+ iga aastaga järjest olulisemaks. Ühel hetkel me arvame, et meil on, mina mäletan, et mina mõtlesin küll, et mina olen ikka täiesti kõikvõimas, mingi 45, mulle tundus, et minu kasutada on selline lõppematu reservenergiat ja et ma võin oma päeva nagu niimoodi täis pikkida tegevusi ja siis ma jätkasin seda päris kaua sellises stiilis elamist. Ma ei suutnud uskuda, et minu energiatase võib natukene väheneda. Aga ühel hetkel naise elus läheb seda energiat vaja ka millekski muuks. Aga sellest me täna ei räägi. See ei ole tänase õhtu teema. Igal juhul nende soovituste kokkuvõtteks, kui sa tahad midagi teha enda rõõmu heaks, siis sa võid teha näiteks sellist lihtsat asja, et õhtul, kui sul on kellegagi jagada või iseenda jaoks selline rõõmupäevik, pane kirja vähemalt üks asi, mis sulle selles päevas rõõmu tekitas või rõõmu pakkus. Meil oli kunagi komme, kui meie pojakene hakkas koolis käima, siis kui ta veel oli selline väike ja tahtis suhelda, nüüd on 14 ja hoiab omaette.
siis meil oli täiesti rutiin tema käest küsida ja omavahel ka nagu sellises õhtusöögilauas, et mis oli täna kõige toredam asi. Ja vot sinule võib-olla selline, et kas mõelda igal õhtul selle peale, et mis oli see, mis mulle täna rõõmu pakkus, aga hästi ausalt, mis oli see rõõmuallikas. Et see õpetab närvisüsteemile turvatunnet ja sa oled ilmselt kuulnud seda, et meie energia jälgib tähelepanu, ehk siis see, millele me paneme fookuse, siis sinna läheb energia ja ühel hetkel, kui aju sellega kõigega on juba kohanenud, siis juhtub see, et alguses sina nagu otsid rõõmu või proovid avastada neid, mis on olnud rõõmuallikad ja siis ühel hetkel hakkab aju sind ise selle rõõmuga toitma. Niimoodi, aga siis jaa, ma võib-olla ütlen veel ühe või kaks sellist toredat meedet, mis aitavad ka seda seda rõõmueliksiiri hormooni siis ellu tuua ja seda tootmist tõhustada. Ma juba rääkisin, et looming, tants, naer ja eneseväljendus, eks ole. Aga paradoksaalsel moel rõõm ise ka aitab head toota. Nii et siin on natukene selline, ma ei tahaks öelda surnud ringa, inglise keeles on see parem sõna loop nagu. Läheb kordusesse see asi. Siis stressi vähendamisest me juba rääkisime. Ilmselt sul on omad meetmed, aga jälle tulevad siin need hingamistehnikad, meditatsioon, jooga, looduses viibimine ja sügav uni ja puhkuse väärtustamine. See on väga-väga olulised. Aga ka seksuaalne ja emotsionaalne rahulolu, mis tähendab siis lähedust, puudutust, rahulolu või selline turvaline kontakt ka iseendaga ja loomulikult partneriga toetavad sellist hormonaalset tasakaalu. Ja siis ma tahtsin sinuga jagada ühe oma sellise minu jaoks inspireeriva autori poolt öeldud seda, et naine, tema nimi on Christiane Northrup, kes ütles, et naine, kes elab kooskõlas oma tõega ja naudib elu, loob tead loomulikul moel. Ehk siis naudingulisus on see, mis naises loob seda rõõmu eliksiiri. Ja toitumine loomulikult, selline toitumine, mis ei ole siis, me sööme päris toitu, eks ju, keha toitvat toitu. Siis kui on sellised elurõõmu ja rõõmuga väljakutsed, siis võibki vaadata, kas B-grupi vitamiinid, siis eriti B5 ja B6 on tead toetavad, aga ka tervislikud rasvad, avokaado ja omega-3 ja kookosõli, aga siis kindlasti C-vitamiin. Ja ma ei mõtle tabletist, aga toidust, astelpaju, tsitruselised ja paprika ja nii edasi, eks ole. Ja siis tea tootmist soodustab ka veel sellised adaptogeensed taimed. Adaptogeenne tähendab seda, et aitab kehal kohaneda, eks ju, eesti keeles nende stressi ja tasakaalustada stressihormoone, mis siis omakorda siis tugevdabki seda tea tootmist, eks ju. Ja siin on üks võlutaim. Ma võin teile öelda, et ma ise tunnen enda peal, kui hästi see töötab. Igal hommikul võtan sellepärast ka, et ta lisab hästi palju elujõudu juurde ja sellist nagu särtsu ka. Teda ei tohiks õhtul, ei tasuks võtta, see on makapulber, mahemaka, super asi. Ma panen seda endale mul on selline mikrobiomi toetav keefir, mida ma ise teen. Ja siis ma panen sinna sisse selle lusika, päevanorm ongi teelusika täis makat. See on super. Ta teeb magusaks ja sellel on nagu, see on nagu lihtsalt mega hommikune magustoit. Ja siis muidugi ashwagandha on tuntud kõigile, sest tema on üldiselt rahustav ja taastav. Ja siin selles samas tassikeses on mul sees ka siis näiteks reishi seen, eks ole, need erinevad adaptogeensed seened, reishi on selline rahustaja. Aga on ka selline hormonaaltasakaalu loov taim, mis tuleb Ayurvedast, on shatavari, mis toetab siis hormonaalset paindlikkust. Et seda võib võtta täiesti east sõltumatult, et noored naised ka, kellel hormoonid
ei ole tasakaalus, kasutavad ja saavad abi Shatavarist. Ja mida siis vältida? Ma soovitaks siis sellist vältida ületöötamist ja ületreenimist. Aga mulle tundub, et me kõik aeg-ajalt teeme seda. Ja siis selline kofeiiniliigne tarbimine ja alkoholi tarbimine, eks ole. Ja aga kõige rohkem ma soovitan vältida kroonilist unepuudust. Ja loomulikult, kui me võtame selle kõik sellisesse nagu võib-olla spirituaalsesse võtmesse, et hea tase ei sõltu ainult nagu toidust või seda, mida sa juurde võtad, eks ole. Aga et hea tase või selle rõõmueliksiiri tase sinu kehas sõltub sellest, kui sügavalt sa kuulad ja austad oma keha ja hinge. Kui sügavalt sa kuulad ja austad oma keha ja hinge. Ja selleks ongi need puhkusepausid. See on see, kus oma kehatemplit me naised austame, sest me teame, mis meid ees ootab, et ühel hetkel on vähem energiat. Ja. Igal juhul kokkuvõtvalt ma võiks öelda seda, et ma väga loodan, et sinul on olemas need meetmed, kuidas seda rõõmueliksiiri enda kehas käivitada. Tõenäoliselt on sul oma selline tööriistakast. Tähtis on lihtsalt, et see tööriistakast oleks käeulatuses siis, kui sul on seda päriselt vaja. Ja muidugi meile naistena sobib kõige enam ja sobib väga hästi ikkagi ka see, kui meil on need lähedased naised, kellega me saame jagada oma elu ja saame jagada ka rõõmu, mitte ainult muresid. Aga ka selle ära jagatud mure muutub teatud mõttes kergemaks või poole kergemaks. Vähemalt nii olen ma enamikel juhtudel tundnud. Ehk siis ma tahaks öelda seda, et rõõm on siis sinu keha heaolu eliksiir ja see ei ole luksus, vaid see on hädavajadus. Ja siit ongi sulle lõpetuseks võib-olla selline üleskutse, et üks oli see ülesanne, et võib-olla sa proovid jälgida, mis on see üks asi igal õhtul, mis sulle rõõmu toob. Aga hommikuti võid sa ka proovida seda, taodelda seda ja minna teele selle mõttega, et tuua oma igasse päeva üks hetk, kus su keha, sa saad nagu keha tasandil öelda, et jah, ma olen elus ja see on hea ja see on hästi ja see on tore. Aitäh sulle. Aitäh sulle tänase eest. Kuidas sulle tundub, Heiliki, kas sa võtad endale siis nüüd midagi sellist tegemisse, hakkad oma rõõmu kollektsioneerima? Hakkan. Ma tänutunnet juba kollektsioneerin, et siis rõõmu sinna kõrval. Ja, sest et see on Aitäh, nii selline tore oli. biokeemiline programmeerimine. Ja. Aga aitäh sulle, väga tore, Heiliki, et sa olid siin kohal. Ja siis varsti-varsti kohtume jälle. Ma panen selle nüüd siit